tere tulemast vaatama siis minu vlogi. Ma proovin teile siis teha üle pika ja uue vlogi. Täna on siis 18. märts ja laupäevane päev, kell on 16:23. Praegu ma olen minema siis bussijaama. Ma sõidan täna Pärnu, kuna homme olen ma siis minemas Sakala teematkale, mis on siis pühendatud Karl Robert Jakobsoni auks. Ja seda on juba 61 või 62 aastat on juba seda matka korraldatud 19. märtsil. Kuna Karl Robert Jakobson suri siis kuskil 1800. aastal 19. märtsil ja siis selle auks käiakse iga aasta matkamas ja mina olen see aasta ka ühinemas ning ma proovin teile ka vlogida seda matka, kui vähegi võimalik. Ühesõnaga ma proovin teile siis oma reisist vlogida nii palju, kui vähegi võimalik on. Hetkel ma olen siis bussijaama liikumas Pärnusse ja homme hommikul on siis Pärnust edasi liikumine siis Vanaõuele. Et ja ma olen kohe suht bussijaamas kohal. Bussi ma teen võib-olla väikse mingi klipikese nagu, aga midagi muud väga mitte. Niimoodi. Lasin ühel autol mööda sõita endalt. Aga hästi, et näe võib-olla bussi ma muidugi ei räägi, sest ma ei taha teisi inimesi segada ja sedasi. Aga ma praegu lõpetan, näeme siis juba bussis võib-olla või kuskil mujal. No nii, ma olen nüüd Pärnusse jõudnud, kell on hetkel siis 18:15 ning ma proovin nüüd minna sularaha välja võtma, et endale siis öömajas maksta. Ja siis ma tellin takso ning sõidan sellega öömajja. Ja pärast tulen jalutama veel Pärnu linna peale ka. Tõenäoliselt ma tellin endale siis Bolti endale süüa ka. Et jah, ma pärast jalutan ka otsin endale pangaautomaati. Ma vist tean, kus see on. Aga samas ma vist ei tea ka. Igal juhul näeme mingi aja pärast, kui ma saan uue võtte teha. Nii, tere, ma olen oma majutuskohta siis jõudnud. Et ma käisin ruttuga poest läbi, sain inimesed pangaautomaati sularaha välja. Käisin poest läbi, ostsin natuke ninni-nänni endale koju siin nagu majutuskohta kaasa. Ja nüüd ma pean vahesti vaatama, kuhu ma Bolti tellin, et Boltiga siis nagu süüa enda tellida. Sest hommikul ma tahtsin ka sööma minna ei jõua. Ja ma vaatan nüüd see koht, kus ma muidu lasin hommikul sööma minna. Bussijaam ma saavad kell 9 hommikul, aga mina juba lähen 7:30 hommikul ära sealt. Nii et jah, siis ma pean endale tellima täna toitu ette või leidma homme mingi koha lähedal, kus ma saaksin süüa. Aga ma olen hetkel siis oma siin majutuskohas, lähen puhkama vasti. Ma lähen välja tõenäoliselt. Ma näitan teile siis kiirtuuriga ära, aga milline minu majutuskoht seekord välja näeb. Nii et teen kohe telefonil siis kaamera pöörde ja siis te näete, milline minu elamine välja näeb. See on siis uks, kus ma sisse tulin niimoodi siit. Siin on siis riidemägi, kus saab enda riided asju panna ja saab mul praegu seal. Siin on meil mikrolaine ahi, veekeedukann. Siis on kapikene. Siin on 2 tooli peal, minu siis varka on siin peal. Siukene mõnus suur voodi, rinnes väga mugav. Väiksed öökapikesed, väiksed lampikesed. See on meil televiisor, ma vaatan multikaid. Siin on laud, siin on igas mulle siin nänni endale, siin on erinevad saiakesed, krõpsu on, kommi on, jooki on, puhast vett on. Ja siit on vaade siis välja järvele või nagu jõele, see on jõgi siin vist. Et võib-olla kui ma lähen välja, siis ma saan teile näidata väljas ka seda niimoodi, seal on uhke sild, kus ma siis peaksin põhimõtteliselt jala üle minema, kui ma tahan kesksina jalutada. Või saan bussiga muidu sõita, aga kui vesi läheks soe, saaks välja ujuma ka minna, aga täna on veel talv, kevad.
et ja sooj on ikka meil siin mingi 20 kraadi. Noh, niimoodi näitab, et on 20 kraadi sooja, nii et külm hakata ei tohiks. Siin on väike kööginurk, siis pliidikene, kraanikauss, kapikene, mingi muu värgendus, vaatame siin sees on meil. No siin on meil potid, pannid, asjad niimoodi, saan endale midagi teha, kui ma tahan näiteks kokata siin. Vaatasin, siin on kohvi ka, saan endale kohvi teha näiteks. Külmkapp on siin. Midagi peaaegu külmkapis pole. Ja siin on siis prügikast ja muud asjad. Siin on siis WC, tualett, väike peegel, teri. Niimoodi siin väike kapikene, rätikene, muu oluline, nagid. Seal taga tegelikult näeb ka jõge ja muid asju niimoodi, et näeb seda valja, aga ma ei hakka seda eespäeva tõmbama katta, et ma ei tea, kuidas seda asja kasutada. Duširuumikene, siin saab pesta ennast. Ja siis tualetipotikene ka. Vot, selline näeb välja siis minu majutuskoht. Vaadake, kui ilus see valgustus siin väljas on. Põhimõtteliselt see Pärnu sild siin, mille nime ma küll tean, aga ikka mul nagu ei tule keele peale või meelde, et seal on siis see valgustatud Pärnu sild, väga ilus asi on ju. Seal vaadake, kui ilus on kõik siin see valgustatud, see nagu jõgi, et ja jõeäärne on kõik just valgustatud, lambid põlevad ja see sild on väga ilus seal tuled niimoodi, et noh, ma ei tea, ega mul väga nagu vaja ei ole kuskil jalutama minna või nagu kõndima, aga noh, eks ma võib-olla ikkagi lähen, et nii, et jaa, ma mõtlesin, ma näitan teile natukene õhtust valgustatud ümbrus siin. Eelisin Boltist süüa ja siin on mul siis friikartulide kanafileega ja siin on mul pelmeenid hapukoorega. Tõenäoliselt selle toidu ma jätan hommikuks, et ma saan hommikul seda süüa ja täna ma söön seda ära ja ülejäänud öö ma elan siis nendest krõpsude ja saide üle, nagu ma arvan. Et vot selline on siis minu menü Bolt Foodist ja see on juba teine tellimus mu elus, mis ma olen Bolt Foodi kaudu teinud. Ma hakkan siis vaikselt sööma. No nii, kellestel siis 23:47, ma käisin just duši all ära. Loppistus ennast duši all ära. Ja nüüd ma voodis, vaatan veel telekat mõnda aega. Näeksin seda midagi head ja paremat ja siis varsti jään magama. Hommikul ma ärkan kuskil kell 5, ma arvan. Et noh, ma umbes saan kuskil 4-5 tundi saan magada umbes, mulle peaks sellest täitsa piisama. Kell 5 ma ärkan, siis ma pool tundi lihtsalt leban veel voodis, vaatan telekat. Siis ma käin hommikul veepesust läbi, siis ma leban veel voodis ja söön midagi head ja paremat. Ja siis hakkan vastselt bussijaama minema, et bussi peal minna, et eks seda kõige muud näete hommikul, et hommikul teen siis järgmise sissejuhatuse muidugi ka kindlasti. Aga jah, praegu ma lähen magama, või no veel mitte, aga varsti vaatan telekat, nii et head ööd minu poolt ja näeme juba hommikul. No nii, tere hommikust, kell on siis 6:24. Ma ärkasin kuskil 5 paiku ja siis peale natuke enne 6, kuskil 5:40 niimoodi käisin duši all ära. Seal on ilus vaade välja, sõin jõinat ja krõpsu, tomatit, söön joon veel, tegin tassikesse kohvi, varsti ma tellin endale tõenäoliselt takso uuesti, sõidan sellega Pärnu bussijaama ja siis 7:30 lähme bussi peale ja siis hakkame sõitma Vana-Õuele. Ma püüan täna seda Sakala tee matka ka nagu vlogida, et selles ma mõtlesin vlogima hakata. Kõik on läbi räägitud ka, aga jaa, eks näis, kuidas läheb täpsemalt tänane päev. Aga ma püüan teid enda tegemistega kursis hoida ja vlogin nii palju kui vähegi võimalik. Praegu ma kiiresti veel toimetan siin enne, kui ma siit hakkan lahkuma. Nii et näeme mõne aja pärast jälle, võib-olla bussijaamas, võib-olla bussis, eks näis. Vaadake seda imelist vaadet sellele minu majutusasutuse jõele siin ja see täna näete ilusasti seda jõge nagu, et selline on siit vaade väga imeline.
ja linnud laulavad niimoodi ja seal on siis ilus äge sild, mis öösiti siis põleb, on mallustatud. On see selline. Et vot selline äge, see näeb ka välja siis. Väljast on jõevaade siis selline. Siin on näitega puid ja asju. Ja no siit läheb pikk jõgi nagu. Siin tegelikult on need mingid paadisadama asjad ka. Siin saaks näiteks paate ja asju nagu laenutada ka, siis saab siin jõe peal sõita näiteks. Et päris kena koht on siin ja seal on sild. No nii, ma hetkel siis Pärnu bussijaamas, kell on 7:22. 8 minutit pärast peaks minu buss tulema. Käsin ostsin enda ruttu tanklast juua ja muid asju ka. Ma ootan oma bussi, jah, et vast lähen bussi peale. Ja siis räägime juba lähemalt. Ilus hommik on ka praegult. Siin on päris palju busse praegu, ma vaatan. Aga näeme peatselt. No nii, tere, ma olen nüüd siis Vanaõuele jõudnud. Siin on siis Vanaõue bussipeatus, seal taga on mets mul. Käisin metsas halutamas vahepeal nagu ka. Kell on kell 9:10. Mul on 50 minutit aega siis matka alguseni. See nagu Saka tee matkarada saadab kuskilt siit. Tõenäoliselt seal tagant, kus on see üks märgikene. Kahjuks väljas suht vihma sajab, nii et ma ei tea, kas ja kui palju ma saan seda matkarada või matkamist üldse nagu filmida. Ma püüan teile mingi vlogi kokku panna, aga eks näis, kas see vlog jõuab minu kanale või mitte. Ma nägin siin ka, et siin kusjuures on üks rändrahn, seega ma püüan selle rändrahnu ka üles leida enne, kui ma üldse matkarajale lähen. Loodavasti läheb kõik hästi ja ma jõuan ikka elustada tervelt koju tagasi ka ja must ära ei eksi. Aga jah, ma otsin selle rändrahnu üles ja püüan selle juures ära käia, kui see just väga kaugel ei ole ja siis ma püüan leida matkaraja algusega ülesse. Nii et näeme mõne aja pärast uuesti, kui on vähegi võimalik. Kui te näete, olema siis Lepakose rändrahnu üles leidnud, selline näeb välja siis Lepakose rändra ja seal taga on mingi sillakene ka kauguses. Võib-olla kui ma jõuan jalutama sinna ka. Ise ma tulin muidu mööda seda teed, sealt kaudu tulin. Et jah, rändrahn on meil siis siin selline. No nii, kell on hetkel siis 9:34. Mul sai rändrahnu üles käidud ja ma käisin seal Taka silla peal ka nüüd ära. Vaatasin natukene, kuidas vesi voolab. Ja sedasi siin taga on igasugused need heinapallid, jääd on siin. Seal on mingi küün või majakene ka. Vot, seal on mingi küün majakene metsas. Ja nüüd ma kõnnin mööda seda teed tagasi siis Vanaõuele ja sealt lähen siis sinna Sakala tee matkaraja juurde, kus meil hakkab matk kell 10 pihta. Matkatasu on siis 5 eurot. Selles on meil 2 puhkepausi, kus saab teed, küpsiseid ja muud nänni ja ühes puhkepaus on meil ka lõkke olemas, kui annan vihmude lubab, eks näis. Matkarada ise on 12,2 kilomeetrit. Matka lõpus saab suppi süüa ja avastada siis veskit, siis sauna ja mingit muuseumit ja vist midagi veel, mingit aita või lauta või sihukest umbes. Ja see on siis Karl Robert Jakobsoni auks iga aasta 9. märtsil. Tänavu on siis vist 32. aasta juba. Vot nii. Praegu õnneks on vihm ära jäänud.
kui ilm lubab ja julgus on, siis ma filmin teile ka matkamist nii palju kohe võimalik ja neid avastamisväärseid kohti. Rändratult sai mul käidud, väga põnev oli, leidsin selle üles ja vot niimoodi, aga hästi. Eks ma siis praegu jalutan tagasi sinna kohta ja ootan, kuni me grupiga kokku saame ja matka alustame. Ma olen nüüd siin matkarajal, siis matkarada näeb välja võt selline suht libe tee, aga no mitte väga libe. Siin on mändide allee, nagu te näete, kõnnime siin põhimõtteliselt mändide vahel. Ja kell on hetkel siis 9:58. Saime kätte siuksed paberid, kus on siis rada märgitud. Meil on siis Malta saares ja Soeluses on 2 puhkekohta. Kõnnime läbi siis Vanaõue, Luidet, Malta saare Kapelimäe, Saeveski, Mullasamba ja Kurgia. Väga põnev. Et vot tee on siis siukene üsna jäine siin metsa vahel, männide vahel. Kõnnime põhiliselt männi alleel siis. Aga mets iseenesest on väga ilus. Praegu te vihku järele õnneks. Mul on 2 pudelit jookki kotis igaks juhuks ja igasugust muud nänni ja näksi ka. Nüüd on ma lihtsalt tõin rahulikult kõndida ja sedasi nagu. Ma vahepeal mõtlesin, et ma võib-olla siin tee peal ikkagi filmi nagu. Ja siis ma mõtlesin, et ma ikkagi filmin ka. Ja vahepeal võib-olla teeme mingit sissejuhatust veel siin-seal ja kus saab, siis ma näitan teile midagi põnevat ka. Aga praegu ma siis jätkan kõndimist tasapisi sihtpunktini ja muidugi puhkekohtadeni ka ikka.